Tere tulemast meestele testib rubriiki. Täna on meil testimiseks Aston Martin DBX 707. Jah, ütleme, et kiiruspiiramine jõuab väga kiiresti. Kiiremini kui võiks isegi oodata. Autol on siis peal vormel 1 stiilis disain. Originaalvärv on tal siis Apex Grey, mida siis kattekaadrites näete ukse vahedes näiteks. All on tal 23 tollised satiin mustad väljed, mis on siis sepistatud. Tal on 4 vedu, 900 Nm väänet ja tegelikult on tal 7 hobujõudu. Kohe teeme kapoti lahti, see käib sellel autol paremalt poolt. Ehk siis 7 hobujõudu, mis tegelikult on 520 kilovatti. Mootor on suuresti sarnane tegelikult Mercedes V8-ga, millel on siis 2 turbot, 4-liitrine. Ja ega muud ei olegi. Lähme teeme proovisõidu, vaatame, mis on 3 plussi, 3 miinust, kui neid nii väga miinusteks saab nimetada, ja vaatame, kellele siukene super, ütleme SUV võiks sobida. Lähme hüppame rooli. Nii, nüüd oleme siis autoroolis. Vaatame siin circa 40-50 on praegu see kiirus. Kuna autol on siis 23 tollised väljad ja praegu on küll juba suverehvid all, siis ikkagi seda rehvi müra on natuke kuulda. Aga jällegi väljamõõtu ja rehvi mõõtu arvestades taga on tal siis 325 laiad rehvid. Ei saa väga pahaks panna ja võib-olla pinna sealt ka kõige parem. Vedrustus on tal õhkvedrustus, väga hästi võtab endasse igasugused ebatasasused. Mingil määral tunned, et auto vedrustus toimetab, aga jällegi, kuna ta on sportlikum auto, siis selle saab ilusti andeks. Et sõit ei ole mitte mingil määral ebamugav, lihtsalt sa tunned, et ta midagi sul tagumiku all teeb. Ja üldiselt ongi kiirus on üsna väike, tuulemüra kui sellist ju kuulda veel ei ole. Et kohe varsti jõuame maanteele, vaatame täpselt üle, kuidas seal need mürad ja helid on ja siis juba saame uuesti teada anda. Kohe pöörame maanteele, paneme siit auto kohe ka Sport Plussi peale, et saaks natukene kiirendust katsetada. Summutid juba on lahti. Nii, ja nüüd kohe proovime siis. Jah, ütleme, et kiiruspiiramine jõuab väga kiiresti. Kiiremini kui võiks isegi oodata. Aga nüüd, kui me siin juba 80-90-ga sõidame, siis tegelikult praegu tuulemüra isegi väga ei ole kuulda. Võib-olla kuskilt siit vasakult täiesti õrnalt oli, aga üldiselt on tuulemüra mõistes üllatavalt vaikne. Samamoodi ka rehvimüra ei ole enam nii häiriv, kui ta oli siis väiksemal kiirusel ja kehvem asfaldi peal. Et ta nüüd on lihtsalt ühtlane ümin ja see on minu arust täiesti arvestatav, et ikkagi jällegi peab meeles pidama, et autol on väga suured rehvid ja väga suured väljad. Ja minu arust see on igati okei heli, see pisikene rehvi ümin. Ja sõit isegi praegu siis Sport Plussis, kus on vedrustus kõige jäigem, ei ole absoluutselt ebamugav ega ebameeldiv. Nüüd GT peale pannes auto lülitab summuti välja ja vedrust läheb pehmemaks, auto läheb natuke kõrgemaks. Ja nüüd on see sõit isegi veel vaiksem ja rahulikum. Niimoodi, et isegi mingil hetkel võib ära unustada, et sul on kapoti all 7 hobujõudu ja 9 Nm väänet. Et siuke pikka vahemaad mitte mingi probleemi pole läbida selle autoga. Kindlasti, kui on vähegi võimalik, soovitan proovida. Ja nüüd ka siis 3 huvitavat fakti antud auto kohta. Kui DBX 707 2022. aastal välja tuli, oli ta kõige võimsam maastur maailmas. Teiseks, 2023. aastal kasutati siis põhimõtteliselt sarnase disainiga ja ka DBX 707 vormel 1 siis turvaautona. Ja kolmandaks, hoolimata sellest, et see auto on jube suur, läheb ta 0-100 circa 3,2 sekundiga.
mis on väga muljetavaldav sellises suuruses auto kohta. Nii, natukene siis ka autosalongist. Ütleme, on aru saada, et oleb maasturis. Ruumi on maailm, jalgasid maasam peaaegu täiesti välja sirutada ja ees olev iste on siis minu istumispositsiooni järgi. Pikkus on mul 182 centimeetrit ja põlveruumi mega palju. Õlgadel samamoodi. Materjalid on, ei saa mitte midagi ette heita. Sul on ees karbonfiiber, igal pool on nahk. Käetugi on siuke võrdlemisi väike, aga täiesti kasutatava suurusega. Taga on ka lisaks siis soojendusega istmetele on ventileeritavad istmed, mida saad siit keskmiselt ekraanilt reguleerida, korrigeerida ja eraldi on olemas ka siis uste sulgemise või lukustamise ja lukuste avamise nupp, mida ka samuti väga paljudes autos ei ole tähele pannud. Uksed ise on siis ilma raamita, mis on ka tänapäeval järjest vähem ja vähem paned seda tähele ja antud autol küll seda väga hästi ei märka, aga ikkagi, kuna tegu on sportautoga, siis ka sellel autol lähevad uksed natukene ülesse poole, kui uksed lahti teed. Et see ukse äär hästi natukene liigub ülesse, et saad ka enda sõpradele öelda, et sul on ka auto, mille uksed käivad ülesse poole. Aga jah, üldiselt ruumi väga palju, väga avar, see kate käib ka siit peale, kui ei meeldi panoraamkatus. Ja nüüd siis juhiismelt juhi kokpitist. Rool on tegelikult, ei taha väga norida, aga rool on üsna siuke tavaline, vaoshoitud. Tänapäeval autodel on igasugu lisanupud, näidikud, aga samas üsna mugav ja siuke hea disainiga rool on. Kõik on ilusti arusaadavas kohas. Ei ole puututundlikke nuppe, millele kogemata pihta minna ja rooli taga on siis karbonist üsna suured ja selge pluss-miinusega roolilabad, et kui tahad ise käiku vahetada. Autos on mingil määral ka Mercedese, erinevaid kange lüliteid nuppe, näiteks siin keskel see hiirelahendus ja rullikulahendus ja samamoodi ka suunatulekang. Lisaks ka siis uuemast Mercedesest on võetud siit see tulede lüliti. Aga üldiselt see disain siin salongis on väga omamoodi. Just seesama, et vanadest Aston Martinitest on jäänud, et tööle paned auto siit teest keskelt, siit käivad ka käigud ja eraldi nupust käib ka tegelikult, kui nüüd auto töötab, käib siis ka kindal aegas, et ei ole mingit kangi ega midagi ja see on päris hästi pehmendatud ja siuke vaikne, et tegelikult võibki kohe proovida ja siuke klõps käib ära ja siis üsna sujuva ja siukse pehme liikumisega tuleb ta lahti. Istmed on üsna sportlikud, tegelikult hoiavad päris hästi sees. Nad ei ole ülemäära siuksed kallistavad ja absoluutselt ei ole ebamugavad. Ees on ka nagu tagagi siis ventileeritavad soojendusega istmed. Sul on 24 erinevat moodi reguleeritavad need istmed ja samamoodi ka massaaž. Et kui näiteks sõidaki Saksamaale maanteel 300-ga, samal ajal võid massaaži nautida ja võib-olla isegi koera vedada ja lapsi taga. Et üsna siuke mitmeotstarbeline auto, igal ühel on siin midagi. Autol siis ongi varustust väga-väga palju, keskel karbonfiiber, et jah, võiks tegelikult seda kõik eeldada, kui auto uuena oli circa 300 000 eurot. Et jah, ei saa tegelikult suuresti midagi ette heita, võib-olla siis need Mercedese jubinad, aga see on juba faceliftiga ilusti ära lahendatud. Nii, ja ongi aeg kokkuvõtte juures. Kõigepealt siis 3 negatiivset asja. Esiteks, kuna tegu on suure jõudlusega autoga, lisaks ta on ise üsna suur ja raske, siis kütusekulu on siukene, mis kindlasti on märgatav. Suure tõenäosusega see ei ole probleem, kui seda autot suudad osta endale, aga samas jällegi see on kindlasti asi, millega peab arvestama. Teiseks asi, mis natukene häirib, on see, et antud autol on siis sees see Mercedes infosüsteem koos selle rulliku ja hiirega. Ta toimib tegelikult
enam-vähem okeilt, aga samas uuemal faceliftil on see juba täiesti Aston Martini enda disainiga ja minu arust näeb oluliselt parem välja. Ja kolmas asi, mis just siis ummikutes praegu silma jäi, on see, et antud auto on ikkagi nii-öelda supermaastur. Ta on mõeldud võib-olla osaliselt ringrajale, aga kindlasti selliseks kiiremaks ja ütleme siis meeleolukamaks sõiduks, kui on seda Tallinna ummikud. Et ikkagi ummikutes ta vahepeal jõnksutas lihtsalt sellepärast, et käigukast ei saa piisavalt seda temperatuuri, et toimida normaalselt. Aga kui juba sõidad sealt, ütleme 50 üle, siis töötab väga hästi. Nii, ja nüüd 3 asja, mis väga meeldivad. Esiteks, kindlasti on siis auto üldine disain. Tal on taga siin üleval spoiler, siin on väikene nii-öelda ducktail spoiler, 4 summuti ava, lisaks all splitter. Minu arust üldiselt see tagaots näeb väga hea välja ja samuti ka kogu külje peal need nii-öelda ventilatsiooniavad, karbonfiiber. Minu arust väga-väga hästi disainitud auto ja kindlasti linnapildis jääb silma ja kindlasti jääb ka meelde. Teine asi, mis väga meeldib, on antud autol siis ütleme, see disain on küll kilelahendus, aga minu arust on väga täppi pandud, eriti arvestades, et autol on siis kilel on niisugust neonkollast, mis läheb kokku kollaste supportitega ja samuti ka osaliselt kollase salongiga, et justkui komplimenteerib väga hästi siis auto välis- ja sisemist disaini. Ja kolmandaks tegelikult ongi see sama mootor, mis teeb 7 hobujõudu, 4 edu ja see summuti heli. Minu arust väga hea kombo, sest ühest hetkest sa saad sõita sellega hästi pehmelt, sa saad ta tõsta kõrgeks, vajutada vedrustuse, pehme vedrustuse peale, järgmine hetk paned Sport Plussi peale, teed summuti klapid lahti ja sul on täiesti teine auto, mis lihtsalt lükkab su igal hetkel istmesse circa 3 sekundiga 0-100 ka. Aga kui sul endal on mõni huvitav auto, mida sa tahad, et Meesteleht testib, siis kirjuta toimetus@meesteleht.ee ja siin sooviks ka väga tänada Luxury Motors Tallinnat, kes antud Aston Martiniga meil andis. Aga jah, sellega on siis selleks korraks ühel pool. Näeme järgmises Meesteleht testi rubriigis.